Kas olete kunagi oma kanalisatsiooni puhastamise ketti kinni jäänud või torusse kaotanud? Noh, ma sain selle video Tonilt Minnesotast. Toni on üks esimesi kliente, kes tellis meie veebipoest, kui me 2 aastat tagasi selle avasime. Ta on tuntud kui nõustaja kanalisatsiooni puhastamise foorumites Fakebokis. Ta tõmbas torust välja suurt juurt, mis muutus 4-6 tolliseks ja ta juhuslikult kinni jäi ketttoru seina külge. Oma katsetes seda vabastada murdus vars ja jättis tema ketti torusse kinni. Nii et Toni kasutas oma kaamerat, et näha, kus kett asub ja samal ajal kasutas ta oma Captain Hawke'i ühendust, et oma ketti taastada. Captain Hawke'i ühendus kinnitub paindlikule varsile nagu tavaline kett, kuid puhastuskettide asemel on tal 2 reguleeritavat sõrme. Nagu näete, saab sõrmi painutada nii, et need sobivad ideaalselt esemete, nagu niisked salvrätikud või plast ja isegi kiulised juured väljavõtmiseks. See on saadaval 2 suuruses 6–8 mm, mis on veerand tolli kuni 5/6 tollis ja 1–12 mm, mis on 3/8 kuni pool tolli. Siin Euroopas nimetame kanalisatsiooni puhastamise meistreid meistriteks. Sõna meistri määratus on inimene, kes on omandanud täieliku teadmise või oskuse mingis tehnikas. Minu arvates on Toni tõeline meister. Ma arvan, et põhjus, miks ma kanalisatsiooni puhastamise meistreid nii väga austan, ei ole mitte ainult see, et nad on oskuse omandanud, vaid ka see, et ma arvan, et inimesed nagu Toni on tõelised superkangelased. Mõelge sellele, ilma Suessi kanalita ei oleks tsivilisatsiooni ja haigused oleks meid kõik juba tapnud. Nii et me oleme kogu meie kaasaegse maailma mugavuse võlgu inimestele nagu sina, Toni. Aitäh, et jagasid seda materjali ja aitäh vaatamast. Kui vajad Captain Hawke'i, vaata meie veebisaiti. Lingid on selle video all olevas kirjelduses.